Mõelge korraks ühele sädemele. Üks ainus väike säde, mis lendab üle ookeani ja süütab lekidesse terve kontinendi. See ongi lugu, mida me täna uurime, kuidas Ameerika julgest vabadusvõitlusest sai see tuli, mis muutis maailma ajalugu igaveseks. Ja see ongi meie tänane suur küsimus. Kuidas on võimalik, et sündmused ühel pool Atlanti ookeani käivistasid ahelreaktsiooni, mis põletas maha 1000-aastase vana korra Euroopas? Lähme ja vaatame, kuidas see kõik täpselt juhtus. Niisiis, kõik sai alguse Ameerikast. Aga see polnud lihtsalt mingi järjekordne sõda kuningate vahel. Ei, see oli midagi palju enamat. See oli julge eksperiment. Katse võtta valgustusajastu suured ideed vabadusest ja rahvavõimust ning need päriselt ellu viia. Luua täiesti uut tüüpi riik. Ja mis kõige uskumatum, see eksperiment õnnestus. Vaadake seda ajajoont. 10 aastaga liiguti julgest iseseisvuse väljakuulutamisest reaalselt toimiva põhiseaduseni. See oli justkui selge ja arusaadav tegevuskava, mida teised said nüüd jälgida. Ja Euroopa vanad monarhiad, need hakkasid murelikult küüsi närima. Ja see, mis nad lõid, oli midagi radikaalselt uut. Föderaalne vaba riik. Samal ajal, kui Euroopas kuulus kogu võim ühele kuningale või keisarile, ütlesid ameeriklased, et ei, võim peab olema laiali jaotatud ja mis kõige olulisem, see peab kuuluma rahvale. See oli tol ajal täiesti ennekuulmatu idee. Aga asi ei piirdunud ainult hääleõigusega. See uus riik andis oma kodanikele konkreetsed paberile kirja pandud õigused. Mõelge korraks, need vabadused siin nimekirjas tunduvad meile täna ju täiesti iseenesest mõistetavad, aga 18. sajandil oli see midagi täiesti revolutsioonilist. See oli selge sõnum. Valitsus on rahva teener, mitte isand. Okei, ja nüüd lähme üle Atlanti ookeani. Sest samal ajal, kui Ameerikas loodi midagi uut ja põnevat, oli vana Euroopa süda, Prantsusmaa, sügavas kriisis. See oli justkui püssirohutünn, mis ootas lihtsalt seda ühte Ameerika sädet. Ja see olukord oli, sõna otseses mõttes plahvatusohtlik. Riik oli praktiliselt pankrotis, tavaline rahvas nälgis, kuningas oli kaotanud oma autoriteedi ja samal ajal oli tekkinud haritud ja rikas kodanlus, kes oli Ameerika eeskuju näinud ja küsis, miks meie ei või. See rahulolematus oli levinud absoluutselt kõikile. Ja siis see säde langeski. Bastille kindlus, mis oli kuningavõimu vihatud sümbol, vallutati rahva poolt. See oli see hetk, kus tagasiteed enam ei olnud. Revolutsioon oli alanud. Ja vaadake nüüd seda, Ameerika mõju on siin lausa käega katsutav. Kui me paneme kõrvuti Ameerika põhimõtted ja Prantsuse inimese ja kodaniku õiguste deklaratsiooni, siis need on justkui peegelpildid. Jutt on täpselt samadest asjadest, inimeste võrdsusest, vabadusest ja sellest, et võim peab tulema rahvalt. Aga, ja siin ongi see suur aga. Just siin lähevad nende kahe revolutsiooni teed täiesti lahku. Sest kui Ameerika suutis leida stabiilsuse, siis Prantsusmaa langes täieliku kaosesse, vägivalda ja terrorisse. Kujutage seda segadust ette. Ainult 10 aasta jooksul prooviti Prantsusmaal läbi 6 täiesti erinevat valitsemisvormi. See on ju uskumatu, poliitiline Ameerika mägede soit. Riik otsis meeleheitlikult oma teed, viskudes ühest äärmusest teise. Ja selle kaose tippus haarasid võimu jakobiinid. Nemad olid revolutsiooni kõige fanaatilisemad ja radikaalsemad tegelased. Nende motto oli põhimõtteliselt, et revolutsiooni päästmiseks on absoluutselt kõik lubatud, kaasa arvatud massiline terror. Ja see siin on nende pärand. 40 000. Mõelge korraks sellele numbrile. Nii palju inimesi hukati nende lühikese valitsusaja jooksul. Isegi kuningas ja kuninganna saateti giljotiini alla. See oli aeg, kus keegi ei tundnud ennast turvaliselt. Rahvas oli pidevast hirmust ja verevalamisest lihtsalt kurnatud. Ja just sellest kurnatusest, sellest kaosest ja hirmust kerkis esile üks mees, kes lubas selle kõik lõpetada. Mees, kes muutis revolutsiooni pärandit igaveseks. Napoleon Bonaparte. Napoleon ei tekkinud tühjale kohale. Prantsusmaa lausa janunes kellegi järele, kes suudaks korra majja lüüa ja vägivalla lõpetada. Ja siin ta oli. Noor, karismaatiline ja ülimalt edukas kindral. Ta oli täpselt see, keda rahvas ootas. Ja siin ongi Napoleoni suur paradoks. Ühelt poolt oli ta stabiliseerija. Ta kindlustas paljud revolutsiooni saavutused, nagu näiteks seaduste ees võrdsuse ja eksportis neid ideid jõuga üle Euroopa. Aga teiselt poolt oli ta halastamatu vallutaja, kes kroonis end lõpuks keisriks, luues põhimõtteliselt uue monarhiat. Tema tõus oli meteoriitne ja võimas, aga tema lõputu võimu hia sai talle ka saatuslikuks. See katastroofiline sõjakäik Venemaale murdis tema võitmatu armee selgroo ja sealt algas ka tema vältimatu langus.
mis me siis sellest kõigest järeldame? Need kaks revolutsiooni, hoolimata oma väga erinevatest teekondadest, muutsid maailma täielikult. Nad purustasid igaveseks selle müüdi kuningate jumalikust võimust. Nende ühine ja püsiv pärand on idee, et võim peab kuuluma rahvale. Ja see valmistas ette pinnase kogu moderne maailmale, nagu me seda täna tunneme. Ja lõpetuseks jätan teile ühe küsimuse mõtisklemiseks. Ameerika ja Prantsusmaa näitavad meile kahte väga erinevat teed vabaduseni. Üks oli küllaltki organiseeritud, teine aga äärmiselt verine. Ja see sunnib meid küsima, kas suured ja vajalikud muutused ühiskonnas peavadki alati käima läbi vägivalla või on siiski olemas ka teine tee,